Ma arvan, et kõige mõistlikum on pihta hakata. Aitäh, Aleksei. ma ei tunne ennast üksi enam. tuhandik täpsusega on asi kirjas. Aga hakkame pihta. Nagu ka kirjutasin, siis pooleteise tunniga püüame hakkama saada. Ja juba seda sellepärast, et austada teie aega, kes te tegelikult seda aega olete siin ju omast vabast ajast täitsa vabatahtlikult siia kuulama tulnud. Ja nagu märkasite, siis ma lindistan ka. Lindistame just sellel põhjusel, kuna see aasta lõpp on päris paljudel väga kiire ja kui ma õigesti mäletan, siis tervelt 14 inimest kirjutas mulle, et äkki saab järgi ka vaadata. nii et tervitame neid ka, kes siis seda pärast vaatavad. Ja nii palju ka öeldud, et siin Zoomis noh, see, mis siis nii-öelda sinna videosse lõpuks jääb, on siis suuresti see minu nägu, kes siin täna teie ees räägib. Ja et kõik need küsimused, mida julgelt chati pange, küsimused, kommentaarid, mis iganes mõtted, vastuväited, kõik pange julgelt kirja ja nii palju lihtsalt, et ma neid meie vestlusesse püüan siit välja noppida. aga jällegi, et kes mida küsis, see siia Zoomi vestlusesse siis videosse kindlasti ei jää, nii et läbi selle vast. kui mõte on küsida, et äkki ma ei julge küsida, siis seda lindistuses olema ei saa, et see saab ainult siin vestluses olla. ja, ja nagu siin juba Annikaga tulime nõks varem sisse, siis ma Annikale ütlesin, et kui ma oma professionaalses elus olen harjunud fakte esitlustel rääkima, siis see on mõnevõrra teine üritus ja minu poolt ka kindlasti sellist, ka minule endale sellist määramatust on kogu selles agendas minule tavapäratult mõnevõrra rohkem, nii et siis olgu hoiatatud, kui ma kuskilt kõrvale peaksin kalduma. ja loomulikult ka see, et kuna see ei ole niivõrd jäik, siis mis iganes mõtteid ja kommentaare ja noh, nagu ma ütlesin, siis ka teisiti mõtteid, mida mina siin presenteerin, siis pange need julgelt lauale ja teeme sellest nüüdseks juba natukene vähem kui pooleteisest tunnist sellise mõnusa, hubase arutelu, vestluse, kus ja noh, mis on meie nägu, millest te saate siit võimalikult palju ise pärast kaasa haarata. ja üks väike vaatenurk, üks väike uus infokild võib tegelikult päris palju muuta. ja ma tegelikult ei ütle seda üldse niisama, kuna mul on üks hästi hea näide selle kohta, kus see hästi väike nüanss võib väga palju muuta. ja see näide on tegelikult kusjuures siin just möödunud pühade ajast, kus kahe erineva ettevõtte juhid siis soovisid teineteisele häid pühi ja üks nendest siis ettevõtte juht saatis teisele ettevõttele kommipaki ja siis saatis ka väikse sellise postkaardi ja seal oli kirjas siis, et soovin häid pühi sulle ja su perele. aga väikse nüansiga, sõna perele, seal oli siis see pärast R-tähte oli S-täht sisse lipsanud. ehk siis ma ei hakka seda sõna välja ütlema aga te võite kujutada ette seda imestust selle teise ettevõttega, kes siis selle soovi omale sai. ja ma selle ettevõtte juhiga just istusin koos ühes söögilauas ja siis ta näitas seda kaarti mulle, kus talle siis talle siis tema nii-öelda perele siis häid pühi sooviti. et selles mõttes väiksed nüansid on elus kahtlemata väga, väga nagu olulised, nii et olge oma sõnades ettevaatlikud. aga võib-olla mida veel öelda, siis täna räägime tegelikult hästi olulisel teemal ja kahtlemata ma ei ole psühholoog,
ei pretendeeri ka kliinilise psühholoogi tiitlile ega ka võtetele, vaid jagan tegelikult täitsa seda, mis teekonna ma ise selles vallas läbi tegin. ja võib-olla ka ilustama selles mõttes ei hakka. lihtsalt räägin seda, mis ma ise kogesin nii, noh, nii köögi poolelt, kui see vähegi nagu olla saab. Et ma loodan, et sellest on võib-olla mõnevõrra rohkem abi, kui siia ilusaid termineid ja loosungeid lihtsalt loopida. aga kas on kõik loogiline? kõik kindlasti vaatasid läbi, et sõna perele, et kui see S sinna vahele panna, et mis sõna sealt tuleb. kas see ka päriselt nii oli, nii et tundub, kõik on arusaadav ja loogiline. aga võib-olla otsast minema hakates, siis jätke jah see meelde, et kui on küsimusi, kommentaare, siis kirjutage kohe, kui see pähe tuleb. ärge siin mingit sobivat hetke oodake. ja kui otsast minema hakata, siis tegelikult selline, kuidas ma ütlen, teada-tuntud tõde ju on paratamatult see, et inimestega juhtub väga erinevaid olukordi. ja julgen ka seda öelda, et ka väga heade inimestega juhtub väga kehvasi asju. Neid on väga erinevaid ja mis teeb tavaliselt selle nii-öelda kehva olukorra, siis võib-olla veel keerab selle vindi peale, on see, et me tegelikult ei ole selleks mitte kuidagimoodi valmis. noh, kui me nüüd ütleme, et see nii-öelda see torm meid selles mõttes siis tabab. ja kui ma ütlen, kui ma kasutan seda oma ühte lugu siin, siis noh, kui ma räägin nii-öelda vanema sellisest vanema ja lapse suhtest, siis noh, ma olin 5-aastane, kui isa ütles pere juurest, noh, okei, tänaseks aitab, onju. ja me üldse tegelikult ei lihtsusta seda, vaid nii lihtsalt see suuresti käiski. ja noh, nagu ma ütlesin, et ma ei tea, ma julgeks arvata, et ma 5-aastasena olin tegelikult päris hea inimene. palju selle ajaga ikka jõuab midagi halba teha, onju. et ja selliseks asjaks ei saa kuidagi valmis olla. ja noh, ma ei tea, kasvada üles ka tollel hetkel, kui ühel hetkel sul enam isa nagu koju ei tule. ja noh, ma ei tea, teistel sõpradel ja kõigil ju on ju. et siis noh, nende asjadega, ma ei tea, päris keeruline on nagu toime tulla. ja ma isegi võrdleks seda selles mõttes sellise, ma ei tea, ehitusmehega, kes tegelikult ehitada ei oska. ta ei oska väga tööriistu kasutada, aga kuna talle antakse ülesanne, sa pead maja valmis tegema, siis ta võtab haamri ja püüab haamriga nagu kogu maja valmis teha, onju. et võib-olla noh, kui ma nüüd võtan seda konkreetset olukorda, siis lapsena, 5-aastasena sul on, ma ei tea, minimaalsed üldse sotsiaalsed oskused, mitte 5-aastastele liiga tehes, aga ma räägin endast, onju. et siis kuidas sellega toime tulla, siis sa lihtsalt võtad, mis nagu võtta on su ümber ja noh, ma ei tea, püüad endast selle kuidagi nii-öelda siis, ma ei tea, kas mingi kilbi sinna ehitada või noh, kuidagi see, et okei, ma nüüd saan selle asjaga hakkama. ja ega see asi ju tegelikult noh, üleöö ei teki, vaid see aeg on võrdlemisi palju pikem ja noh, iga päev siis, iga päev sa siis mingisugust nii-öelda kihti sa sinna peale nagu ehitad. noh, mina ehitasin, on ju. ja mis on tegelikult selle, noh, kuhu ma nüüd 30+ aastat nagu kõvasti hiljem jõudsin, on tegelikult see, et see ilus lause, et probleem ei ole selles, et noh, mis tegelikult juhtub, vaid probleem on selles, et kas ma võtan selle asja, mis päriselt juhtus ja panen selle omale rinnataskusse ja kannan seda vaikselt terve oma elu nagu kaasas. ilma, et ma selle peale mõtleks, vaid panen ta lihtsalt tasku ja niimoodi on. ja elu läheb edasi. noh, nagu ma ütlesin, kihte tuleb kogu aeg peale, tulevad
uued inimesed, tööd ja kõik muu, onju. ja toimetad sellega lihtsalt kogu aeg edasi. ja noh, nagu ma ka kirjutasin, siis paljud meist tegelikult toimivad väga hästi. ja noh, arvuti toimib ka väga hästi, kui mingi lisabrauseri aken on sul kuskil lahti. et elu ju toimib ja kõiki asju saab teha. aga kuskil on nagu mingisugune asi, mis võtab nii-öelda siis energiat ja fookust ja noh, sa tead, et ta seal on, aga noh, vahepeal võib-olla ka satud sinna, aga no ega ma tegelikult väga, mul pole aega selle teemaga tegeleda. võtad teise brauserakna ja töö läheb, elu läheb jälle edasi. aga noh, kuskil on kogu aeg nagu see asi siis, ma ei taha öelda tiksumas, aga noh, nii-öelda ta on kuskil lahti ja ta võtab fookust. et kui võtta ka, ma ei tea, õunakott kätte ja seda igale poole kaasa tassida nädal aega, siis noh, kui ma korra seda õunakotti tõstan, siis noh, ma ei tunne sellest midagi, aga kui ma seda kogu aeg tassin, siis noh, jällegi kogu aeg ta mind mingil viisil nii-öelda siis saadab. et ma ei hakanud piparkookide näidet tooma, kuna just olid jõulud, aga see mõte on, et noh, kuidagi me vahepeal ei mõtlegi selle peale ja me tassime mingeid asju kaasas. Ele väga tabav märkus. Tassimine teeb kahtlemata tugevaks ja selle juurde ma jõuan ka varsti, mis ämbrisse võib-olla ma ise, mitte ämbrisse, aga noh, kuhu ma ise astusin, mis ma sellega nagu õppisin. et kahtlemata ta tugevaks teeb. aga ma jätan siia väikse nüansi veel avamata. aga võib-olla siit tagasi tulles veel mõne sammu, siis kuidas seda üldse nagu ära tunda, et see mingisugune brauseri aken kuskil lahti on, siis kahjuks ei ole selles mõttes sellist asja, mis öelda, kuule, et katsu kukla tagant seal 3 sentimeetri kaugusel kõrvast, katsu, kas seal on muhk või ei ole. kui seal on muhk, siis on, noh, siis on veel midagi nagu sul kuskil lahendamata või et see ei ole nii lihtne või nii füüsiline, aga, aga võib-olla mingid mõtted ma ikkagi sulle siit kaasa annaks. jällegi puhtalt ka ise mõnda neist kogenuna. ja noh, mis on hästi huvitav, millele mina tegelikult noh, ma ei tea, suur osa elust võib-olla nii palju tähelepanu ei pööranud, on see, et meie keha saab palju kiiremini asjadest aru, kui need asjad meie pähe jõuavad, ehk siis ma saan sellest nagu päriselt aru. minu jaoks totaalne müstika. ja noh, kui mul ei oleks seda konkreetset näidet, siis võib-olla ma siiamaani seda ei usuks. aga, aga noh, ma ei tea, alates sellest, et mõni vestlus, noh, ma ei räägi, kas ta on tööalane või kuskil puudutab mingeid isikuid, siis mõni vestlus on selline, sa lihtsalt ei taha seda teha juba nagu ette ära, sa tunned, et ma olen sellest juba selle peale mõeldes, ma olen nii väsinud, et no äkki saab kuidagi seda vältida. ja kuni Irmal hästi hea märkus jah, et igati nõus, et kui seda pikalt teha, siis see võib ühel hetkel tervise nii-öelda mureks saada. et kahtlemata hea märkus. aga siia veel tagasi tulles, siis noh, ma ei tea, minu puhul oli näiteks see, et kaks laulu, kui need juhuslikul ajal raadiost kuskil mängisid, siis ma tundsin kurbust. ma tundsin nii suurt kurbust ja mõtlesin, mis asi see on, et nii ilus laul, aga selline hästi tugev kurbus oli sees. ma võisin seda ükskõik mis ajal kuulata ja noh, pahatihti ma nagu taipasin ennast nagu märkamast, et kuidagi see laul teeb mind kurvaks, mis sest, et see on ilus laul. ja noh, neid olukordi on ju erinevaid kuni nende olukordadeni välja, kus noh, jällegi on mingi sündmus ja me reageerime seal noh, tunduvalt, ma ei tea, teravamalt, kui tegelikult see olukord võib-olla eeldaks, näiteks. ja noh, kuni ka selleni, et sa tead, et sa peaks seda tegema või midagi ütlema, aga see ei tule välja. et noh, lihtsalt
lihtsalt ei tule, onju. et neid näiteid, kuidas aru saada, et see brauseri aken on sul lahti, noh, neid on kõvasti rohkem kui neid, mida ma hetkel nimetasin. aga lihtsalt natuke sulle aimdu saada, et noh, tegelikult sa juba tead seda, lihtsalt võib-olla ei ole nii palju sellele selliselt tähelepanu ka pööranud. ja tulles tagasi selle juurde, et see tassimine teeb tugevaks, siis, siis kahtlemata see teeb ülimalt tugevaks. see on üks parimaid trenne üldse, kuna sa oled nagu konstantselt kogu aeg selle noh, tassimisega hõivatud ja see toob tegelikult väga palju sellist sitkust ja seda noh, mida ma tegelikult täna kahtlemata pean ka enda üheks selliseks tugevuseks, on see, et sa oledki sitke ja no kui teised ei lähe, siis mina lähen. et see on ääretu tugevus ja see on kogu selle olukorras nagu ülisuur pluss. Jällegi, võib-olla mõne jaoks on see hästi nagu banaalne või selles mõttes selline ilmselge, aga mida mina avastasin, läbisin väga, väga hea inimesega koostöö, oli see, et kas kogu aeg peabki tugev olema. et kas ma pean kogu aeg olema nagu ülimalt tugev. Noh, minu puhul siis oli see, et kas ma pean kogu aeg neid raskeid kohvreid nagu kaasas kandma. et loomulikult ma tunnen ennast siis tugevana ja noh, see tunne, et kui ma olen ikkagi nagu mingi raske asja ära teinud, siis on ju hea tunne, et ma olen selle ära teinud. aga jah, et noh, vastus sellele, et tassimine teeb tugevaks, siis teeb küll, aga, aga mõnes olukorras, kui on sile asfalt, siis ei pea seal metsas nagu nende kohvritega müttama ja jooksma, vaid võib kohvrid maha panna ja hästi kergelt tegelikult seal asfaldi peal ka kõndida. et noh, nii-öelda iga või erinevate olukordade jaoks on erinevad lähenemised ja noh, ütleme, minu lähenemine oli sellel näitel nagu 90+% alati see, et asi peab raske olema. et siis on asi väärt seda, noh nagu ma ei tea, kes lapsepõlves sai mingit hästi kehva maitsega rohtu või teed, et noh, kui oli maitse oli kibe, siis oli nagu hea. et tegelikult see taipamine oli mul võrdlemisi hiljuti veel, et tegelikult mõned asjad võivad tulla ka päris kergelt ja nad võivad olla väga head. Nad ei peagi olema üldse nagu väga rasked. et jah, võib-olla see oskus seda vahet näha on see võtmesõna siin. ja kõik need, mis ma tegelikult juba nimetasin, siis noh, need on mingisugused nii-öelda, kuidas ma ütlen, nad ei ole ju tegelikult märgid sellest, et meiega on midagi, ma ei tea, viga või ma olen nõrk või katki või jumal teab, mis väljendeid veel kasutatakse. pigem on see selles mõttes selline hea signaal või märguanne, et mingi tuluke põleb, et peaks sinna pilgu peale heitma. ja nüüd ongi see koht, kus ma lihtsalt jagan nii, kuidas mul praegu tuleb. et kui ma olin siis juba kuskil seal, ma arvan, et põhikoolis ja noh, tõenäoliselt enne ka ja võib-olla pärast ka. ma küsisin hästi palju miks küsimust. miks, ma ei tea, meie peame kasvama ilma isata? miks mu perekond on just selline? ma ju näen kõrval, noh, küll tollel ajal ei teadnud, aga noh, ma näen kellegi väikest osa, aga noh, neil on ju vaata ja noh, kuidas mul siis niimoodi on? et ja noh, neid miks küsimusi oli nagu hästi palju ja seda miks küsimust on ülimõnus küsida, sest see tekitab sellise, ei tea, natuke sihukese mõnusa ohvritunde ka võib-olla, et noh, teistel on ju päris hea ja mul ei ole ja huvitav, miks ja miks ja miks on ju, noh, see oli nagu lõputu. ja noh, kui ma tagantjärgi vaatan, siis see on üliloogiline ja mõistetav seda küsimust küsida. samas, kui ma ka tagantjärgi mõtlen, siis see oli selline küsimus, mis
ma ei saanud mitte kunagi sellele tegelikult vastust. Ei kohanud mingit elutarka, kes ütleb, tead, Raido, sina said selle saatuse, onju. et see on sinu tee või noh, sellist asja nagu ei tule ja need inimesed ju ka ei vasta sulle, kes on selle võib-olla ka põhjustanud. et see on selline küsimus, mis tegelikult võtab hästi palju energiat ära. see on selline nagu see on selline nagu öeldakse, vaata, et inimene läheb välja oma võtit otsima, teine inimene tuleb talle appi, on tund aega otsinud ja siis see, kes appi tuli, ütleb inimesele, et kes seal algselt võtit otsis, et kuule, et oled sa kindel, et võti siin on, et me oleme kõik kohad läbi käinud. ja siis esimene inimene ütleb, et ai ei, et tegelikult ma kaotasin võtmed toas ära, aga siin on palju parem valgus, on ju. et et selles mõttes jah, see küsimus on tore küsimus, miks minuga see juhtus. aga tegelikult see võtab hästi palju energiat ära ja noh, ja minu puhul ta võttis ka selle võib-olla ära, et ma siis jäingi sinna kinni ja ma tegelikult noh, ma ei saanud seda nagu brauseri akent kinni panna, mis tegelikult kuskil taustal mingit heli tekitas. ja noh, lihtsalt läksin jällegi nii-öelda eluga lihtsalt edasi. et jah, selles mõttes selline asi, et seda miks küsimust on väga mõnus küsida, aga minu hinnangul see väga palju kuskile edasi aitanud. vähemalt mind ei ole. ma näen väga mitmeid mõtlikke nägusid. kui teil on midagi, mis te võiksite ka teistega jagada, siis julgustan seda tegema või ka mulle mingisuguseid mõtteid siia lisama, siis tehke seda julgelt. täitsa okei on ka lihtsalt oma mõtetes olla ja kuulata, nii et olgu see ka veel siia juurde öeldud. Mm, võib-olla ma panin omale ka kirja ennem tegelikult sellesama, nagu ma ütlesin, vaata seesama see tugevuse teema või sitkuse teema, et tihti, kui mingisugune selles mõttes, noh, ütlen jällegi selline olukord juhtub, ma ei tea, noh, me saame tegelikult ju haiget. me saame sisimas haiget ja noh, hästi, hästi selles mõttes selline loogiline vastusamm või vastumeede on tegelikult see, et noh, ma ei tea, võin seda kutsuda selliseks ülevastutajaks, et kui ma ise vastutan kõige eest, siis mul on turvaline ja ma ei saa enam põhimõtteliselt kunagi haiget. et ma saan ise hakkama, ma ei küsi mitte kunagi kellegi käest abi, sest ärge muretsege, ma saan ise hakkama, onju. et ja olen hästi tugev, aga samas tegelikult olen väsinud ja tüdinud ja miks keegi ei märka, et mul tegelikult on hirmsasti abi vaja. ja see tekitab veel frustratsiooni, et aga noh, aga ma küsima ka ei lähe. et noh, jah, see on nagu üks selline asi, mis võib ka jällegi sihuke mõnus indikatsioon olla, et tegelikult seda pole vaja teha ja noh, kuskil on midagi, milles osas nagu selguse saamine võib teid aidata. jah, vahepeal väike kommentaar siia juurde jah, siin äh, publiku seast, kui tohib nii öelda. et siis igati head märkused jah, et kui seda miks'i küsida, siis noh, justkui nagu klapid mõnevõrra tulevad silme ette, et ei saa seda ise hakata kuskilt otsast nagu hindama ega siis ka lahendama. jah, väga head märkused. oota märku. ja kui ma lähen siit tegelikult edasi, et siis no üks on see, kes me tahame olla hästi tugevad, eks. Te kunagi abi ei küsi. mul oli üks inimene, kellega tegelikult üks tegelikult päris kõrgel Eesti ettevõtetes juhtival positsioonil olev inimene, kellel tegelikult oli selline teema, et kui ta läks oma pere või sõprade juurde külla, siis ta ei söönud mitte ühtegi ampsu seal kunagi. Ülikummaline, eks, et
vähemalt mulle tundus niimoodi, aga mis temal oli tegelikult see, et ta ütles, et ta on iseseisev. Ta ei vaja oma pere, sõprade käest mingisuguseid söögialmuseid, vaid ta ostab kõik söögi omale ise. Ta ei taha teistest midagi ära süüa, ta saab ise hakkama, onju. noh, sihuke pisiasi, aga tegelikult tekitas tema sõprades ja lähedastes päris palju selles mõttes sellist arusaamatust, et noh, kui ma kutsun inimese enda juurde, siis tegelikult ma tahan temaga seda jagada, see on nagu kingitus nii söögi kui ka meie ühise aja osas, onju. noh, siuksed väiksed asjad, aga noh, jällegi võib päris palju sellist arusaamatust ja segadust tekitada. Ja teine asi võib-olla siin kolme punkti juures, mida välja tuua, on siis seesama, millest me rääkisime põgusalt, on see, et ma olen nagu vihane, onju. et viha on selline asi, noh, jällegi, mille mina nii-öelda, kurbus oli liiga kurb, liiga üksik, liiga palju tegi haiget, aga viha justkui teinud. ja noh, viha annab sellist mõnusat, vähemalt tundub sellist tugevat energiat jällegi ja viha toob ka tulemusi, onju. et selles mõttes hästi võimas ja tugev emotsioon. Ja noh, viha justkui ka see, et ta teeb mind selles mõttes tugevaks, et see hoiab uued haavad, mis võivad veel juhtuda siis minust nagu eemale. ja noh, selline hästi tugev tunne tulebki. aga seda mina taipsin vist kuskil gümnaasiumis. kas on hilja või vara, ma ei oska öelda, aga nii mul oli. et tegelikult see viha võtab ära elurõõmu, noh, sisuliselt kogu aeg nii-öelda mürgitad ennast ja noh, viha võib sind tulemuste mõistes tegelikult päris palju edasi aidata, aga omast kogemusest julgeks öelda, et mingit rahu ja õnne ta nagu sulle hinge kuidagi ei too. et selline asi ka, mis on noh, võrdlemisi nagu levinud emotsioon tihti. ja, ja võib-olla kolmas asi, mida ma veel siia välja toon, siis jälle seda mõtestada, siis kui mingi selline, kas lähisuhe on nagu täitsa metsa läinud, mis oli väga oluline, siis hästi hea on olla ka see, et ajada selg hästi sirgu. mis sest, et võib-olla see selg on nagu mõrad sees või on tegelikult üldse katki. ajada selg sirgu ja pea püsti ja öelda, ma olen sellest kõigest nagu üle. ma ei tegele sellega, ma ei pea sellega tegelema, seda asja võib-olla tegelikult ei juhtunudki selliselt, nagu ta juhtus, kuidagi seda enda jaoks pisendada. ja ma lähen nagu eluga edasi. ja noh, kui ma seda teemat ei puuduta, siis seda olemas ei ole, et mul üks kunagine tuttav oli, tuttav, ajasime juttu ja ta ühel hetkel noh, täiesti nagu käisime kaks sõpra väljas ja ajasime juttu ja ta ühel hetkel taipas, et iga kord, kui ta üksi kodus oli mingil põhjusel või ka üksi jalutamas käis, siis ta kuulas muusikat. ja talle küll muusika meeldis, aga tegelikult ta ütles, et ta kuulas muusikat sellepärast, et ta ei tahtnud oma mõtteid kuulda. Lihtsalt sealt vaatas selline, noh, kuidas ma ütlen, suur tont vaatas vastu, et sellega ta ei tahtnud nagu tegeleda ja siis ta kuulas sellist muusikat, mis lihtsalt need mõtted nagu eemal hoidis. et neid, noh, näiteid on erinevaid, aga lihtsalt sellist praktilisust siia nagu juurde lisada. mulle meeldib teie mõtlikke nägusid vaadata. Mm, ma võib-olla siia rohkem neid erinevaid näiteid selles mõttes ei tooks. et noh, põhiline asi, mida siit lihtsalt, mida ma enda jaoks kaasa võtsin, vaata, on see, et kui kippuda nagu liiga palju vastutama ja kõiki asju endale võtma ja abi küsimine hakkab juba nagu ära kaduma, siis see on nagu mingi asi, mida tasub enda käest küsida, et mis asi see täpselt on. et mulle ka meeldib meenutada sellist, kuidas ma ütlen, kui ma räägin nendest nii-öelda tugevatest inimestest, on ju, nendest ülitugevatest eriti, siis me kuidagi kipume mõtlema seda, et ma ise ei küsi abi,
aga ma lähen teistele igale poole tõttan appi. Ja siis ma olen usaldusväärne. Sest ma olen teiste jaoks alati olemas. Noh, mina vähemalt nagu tegin seda päris pikalt, et ta teab, et ma olen teiste jaoks olemas ja see teeb mind nagu usaldusväärseks. Et ta ei olegi kindlasti nagu lõpuni vale. Aga jällegi, mis võib-olla tegelikult kõige rohkem, veelgi rohkem seda usaldust tekitab, on see, et mitte see, et ma olen kogu aeg tugev ja ma olen olemas, vaid see, et kuule, et ma jagan oma nagu ämbrit sulle. See nädal ma siin tegin sellise faili, et mind oleks, ma ei tea, peaaegu lahti lastud, ma läksin oma sõbraga tülli, noh, et tegelikult usaldust tekitab see, kui me oleme ise nagu, lubame endal olla teiste silmis nagu nõrgad, haavatavad ja tagasihoidlikud. Humble on inglise keeles, on ju. Et jah, kuidagi mul läks nagu sellega ka päris kaua aega, ikkagi ei julge isegi aastanumbrit öelda, aga ikkagi väga kaua. Et selles mõttes seda, jah, veel kord, et usaldust tekitab see, kui sa lased nagu enda kaitse maha. Sa lased enda kaitse maha ja sa oled selline, nagu sa oled kogu aeg, võib-olla kui sa julged üksi olla. Äh, täiesti selline, nagu sa oled, nagu me kõik oleme. Ja noh, nii-öelda öeldakse, et see mm, sa lased sotsiaalmeedia nagu ilu maha, on ju. Et sinna pannakse tavaliselt ikka oma kõige parema versiooni, veel tuunitud versioon. kes vähem, kes rohkem, aga jah, et usaldus teiste inimestega tekitab see, see nagu kõige rohkem. Eh, vahepeal siit chatist paari mõtet või küsimust võttes, siis mina sain vihast välja, noh, ma ei jõua siiamaani, ma ei tea, keda ära tänada, aga mina vist sain vihast selles mõttes kahte moodi välja. Esiteks ma kuidagi sattusin spordi juurde. Ehk siis noh, ma elasin selle perioodi üle läbi selle, et ma sain nagu seal ennast noh, pidevalt maandada. Et noh, see kogu aeg nagu päris ei pulbitsenud mu sees. Ja see sporditeekond tegelikult hakkas sellest, et mind pool vabatahtlikult siis kolmanda klassi klassijuhataja suunas rahvatantsu ja ma ei saanud ära tulla, kuna ta oli mu klassijuhataja ta oli selline karmi käega naisterahvas. Et võib vahest ka sihuke ilus teekond hakata sealt pihta. aga, aga tegelikult see teine pool sellest, kus sellest nagu välja saada, siis see on mõnevõrra sihuke kummaline, sest noh, ma arvan, et see oli kuskil seal gümnaasiumis, kus ma ühel hetkel avastasin, et noh, muidu mu viha oli puhtalt nagu kogu selle isa temaatika suunal hästi, hästi tugevalt ja noh, kuna ma olin nagu noh, gümnaasiumis enam ei olnud nii väike, aga enne seda ma olin kogu aeg nii väike ja ma olin nii võimetu ja noh, ma ei tea, pidin kogu aeg ise ootama ja lootma, et noh, midagi paraneks ja nii edasi, et siis noh, kui ma ühel hetkel nagu avastasin, et see viha on nagu päris selles mõttes hull asi, et ta nii-öelda ennast hävitab just seda noh, kogu sihukest mentaalselt mõnusat heaolu, siis tegelikult ma mäletan, ma ühel hetkel lihtsalt ma kõndisin õhtul pimedas koju. Tähistaevas oli, ma mäletan, sihuke talveilm oli, kui veel oli külma ka kõvasti. ja noh, ma ei ole kunagi, ma ei ole siiamaani selles mõttes, ma olen nagu tugevalt usklik, onju. aga ma vaatasin tähti ja ma mäletan seda, mõtlesin, et okei, et mul on üks sõber, kes tegelikult läks teise ilma siis, kui ta oli 21. Ja mingi hetk pärast, noh, kuidagi ma ei oska seda olukorda võib-olla nii hästi kirjeldada. aga ma mäletan, kui ma üle selle talvise põllu läksin sellel tähistaeval, siis ma ütlesin, et ma tahan sellest asjast nagu vabaks saada. et see lihtsalt, see viha on nagu, noh, see on nii-öelda lõhub mind ära. mitte, et ma selles mõttes seal kogu aeg ülivihane olin, aga see oli kuskil nagu hästi sees, millega noh, ainult peeglist oli seda näha, ainult teised seda ei näinud. ja ma mäletan, et ma tollel hetkel ma otsustasin seda, et ma tahan sellest vabaks saada. ma ei teadnud tollel hetkel mitte ühestki psühholoogia asjast mitte midagi peale selle, et kuskil on psühholoogia olemas. aga, aga ma hakkasin tegema tollel ajal neid asju, et ma lihtsalt sundisin ennast, noh, ütlen, see on gümnaasiumi mina, onju.
kas see kõige mõistlikum oli, on teine teema. aga ma sundisin ennast lihtsalt tegelikult märkama neid asju, mis mul on hästi. kuna mulle tundus, et nagu väga palju asju on, noh, ma ei tea, kas mul üldse midagi hästi on. ma lihtsalt nagu tegelikult sundisin ja ma isegi, ma arvan, et see võttis aasta või kaks või võib-olla ka rohkem aega. just see, et see muutuks kuidagi nagu minu, ma ei tea, elu sisse tuleks. et see võttis aega ja noh, tõesti, kui keegi ütleb, et kuule, et sa tundud väga negatiivne, et sa peaks rohkem nagu häid asju märkama oma elus, et siis see on äge asi, aga noh, sihukest nagu nipsust muutust ei tule. et mul võttis see päris, noh, võttis aega ja jällegi minu puhul kuidagi pooljõuga, sest need hammasrattad olid nii pikka aega käinud hoopis teistpidi ja noh, nagu rong on ju, kogu aeg uhas edasi ja siis ühel hetkel pidi nagu tagasi käiku andma, et noh, ei tule nagu üldse lihtsalt ja jah, kuidas ma sellest vihast võib-olla välja või üle sain, ongi see puht see, et ma seda endale otsustasin ja ma lihtsalt ütlesin, ma tahan sellest vabaks saada ja no noh, see on mul oluline nagu ära teha. et see oli lihtsalt selles mõttes selline, noh, kui me rääkisime tugevusest, siis seal oli see positiivne, sest ma lihtsalt tahtsin seda teha ja ma siis, noh, ma pean seda tegema, muidu ma nagu jäängi siia kuidagi terveks eluks nagu kinni. ja see aitab mul ka naeratada siis, kui on nagu vihm, sest tegelikult ongi hästi. et tegelikult ongi hästi ja noh, kui ma seda minu head lapsepõlvesõpra sõpra mainisin, siis tegelikult ongi hästi. kui me siin juba saame vestelda, arutada, mõelda, mõtiskleda, siis on meil ülihästi. tema ja paljud teised tegelikult sellist, nad ei saa enam teha, on ju, vähemalt siin ilmas mitte. et seni, kuni veel on võimalus meil neid asju siin sättida ja kohendada, siis ma ütleks, et me elame nagu päris mõnusalt. ja ma korra vaatan chati veel. jah, see, et jah, see mõte, et ma küsin endalt, miks või teeb sõber või keegi kolmas, miks ta teeb, on ju, et noh, jah, mina olen alati mõelnud seda, et noh, ma tahan hea sõber kellelegi olla, siis mis nõu ma teistele annan, noh, ma alati annan oma nagu sõpradele või lähedastele nagu noh, ma ei tea, nii head nõud, kui ma vähegi saan ja kui mul endal ei ole, siis ma kuskilt uurin ja siis ma vahest presenteerin, et see on minu oma, aga noh, ma ikkagi nagu püüan anda nagu oma parimat, et selles mõttes see on jah, hästi tore mõte, et anda, hoolitseda kellegi teise eest või nii-öelda, kuidas keegi teine mulle annaks, sest me endaga oleme tihti jah, nagu kordades karmimad kui teistega. ma ei tea, miks see nii on, aga nii tihti on. nii, aga ma lähen siit edasi. ma lähen siit edasi siis selle juurde, et ma lähen ka selle juurde edasi, et noh, nii-öelda ma ütleks ka seda, et võib-olla ma ei ole tõenäoliselt ka seda meelt, et ükski emotsioon on halb. et kuigi selles mõttes, noh, kui ma räägin siin vihast, et ta on selles mõttes selline hästi ohtlik, siis ta ongi ohtlik, aga noh, kõik need negatiivsed emotsioonid ju, nad ei ole oma olemuselt halvad, et vähemalt ma ise usun seda, et meie eesmärk ei peaks olema see, et ma olen kogu aeg õnnelik, särav, naudin ja nii edasi, on ju. et elu on tegelikult selline, et meie selles noh, päevas on väga erinevaid värve, samamoodi ka erinevaid meeleolusid. et selles mõttes see, noh, millest me siin tegelikult räägime, on see selline, et ma ei oleks püsivalt viha selles foonis kuskil seal sees, ma ei oleks püsivalt kuskil, et noh, me räägime selles mõttes tegelikult sellest, aga noh, oma olemuselt kõik need emotsioonid, mis meil on täiesti tavapärased ja mis mulle endale hästi meeldib öelda, et see, et kui sa midagi mingis olukorras tunned, siis see on nagu õigemast õigem. et hästi tihti öeldakse seda, et tead, ma tunnen selle, noh, ma ei tea, selle inimesega, no ma ei tunne ennast hästi, et tegelikult ma ei peaks üldse nii tundma või ma ei peaks nii mõtlema või mul tegelikult on ju kõik hästi, aga noh, noh, miski ikka käib. et siis tegelikult nii ongi.
et iga mõte või iga tunne, mis sul sees on, see on nagu ülimast, see on kõige õigem asi üldse. oluline on seda lihtsalt nagu läbi mõtestada, mis see sinu jaoks tähendab. et võib-olla jah, et seda asja ka kaasa võtta, et jällegi see on selline noh, kõik see asi on nagu läbi enda tundmine, aga ei peaks võib-olla kuulama seda inimest, kes ütleb sulle, et kuule, et sa tunned valesti. et sellist asja isiklikult mina nagu ei usu, et kõik on õige, tuleb aru saada, kust, mis ja mis asi seda teeb, on. ja mul on ka väga tore näha, et publik või noh, me kõik siin on väga teadlikud inimesed, et see, mis siin ka chatis kirjutatakse, et lugege seda ka hoolega, siin on väga, väga targad ja nupukad inimesed, nii et saate siit ka veel kahtlemata omale mõtteid ja tarkust juurde. Ähm, võib-olla seda näidet veel siis mõnevõrra lahata, siis noh, ma mäletan seda, kui ma istusin seal laua taga ja noh, ma olin oma arvates selle isa temaatikaga ka tegelenud, noh, ma ütlesin, ma sellest vihast väga teadlikult, ma tahtsin sellest lahti saada, sest ma sain aru, et see segab mu elu. ja noh, tegelikult oli päris palju aega juba edasi läinud. Noh, kuigi mõni laul oli ikka kurb, aga noh, elu läheb ju edasi, et ega ei jõua ju lõpmatuseni nende asjadega tegeleda. ja noh, siis elu käis ja ma ei mäleta enam täpselt neid olusid, aga terve nagu jah, selles mõttes täielik. et selles mõttes, aga, aga siia jah, selles mõttes see, ma mäletan seda hetke, kus ma pidin meenutama siis nii-öelda, ma ei tea, oma elu kõige raskemaid sündmuseid, kõige selliseid keerulisemaid asju. ja ma listisin seal ära ka selle nii-öelda selle, et ma noh, pidin kasvama ilma isata. ja ma mäletan, et kui ma sellest teemast nagu rääkisin, siis tundsin, et tegelikult hästi. Aga ma ei mäleta, mis nurga alt see küsimus oli. aga see koht, kus ma pidin nagu vastama seda, aga, aga miks ma siis selle sinna nimekirja panin, et miks see siis raske mulle oli, onju. et mis seal siis puudu jäi. siis ma mäletan seal, ma istusin laua taga, siis ma hoidsin sellest lauast kinni, sest noh, seal tuligi see tugevuspool mängu, onju. et ma tundsin, et nagu kurk hakkas värisema ja no ei tule see, noh, ei tule ühtegi sõna enam nagu välja. ja ükskõik, kuidas ma nagu seal püüdsin, siis no ei tule need sõnad välja. ma tahtsin tegelikult öelda seda, et noh, ma ei tahtnudki võib-olla kõike seda, et noh, ma ei tea, ma isaga igast asju oleks koos teinud, vaid ma pidasin tollel hetkel silmas ainult kahte lauset. ma oleks kuulnud seda tollel hetkel seda lihtsalt tema suust, et ta ütleb mulle, kuule, et sa oled mulle nagu kallis, onju. kaks sõna, sa oled mulle kallis või noh, kallis oled. ja ma ei suutnud neid seal nagu laua taga välja öelda. ja noh, mina sain võib-olla siis aru, et mingi asi nagu mind kuskil veel sellega päris oluliselt nagu segab. ja ja kogusin ennast tubli 5-10 minutit seal laua taga, tegelikult seda välja öelda ja ma ütlesin seda ka välja läbi selle, et ma kirjutasin selle paberile, siis ma lugesin sealt maha. et noh, siis ma suutsin ennast kuidagi nagu emotsionaalselt koos hoida. ja, ja jällegi, et asjatundjad teavad selle, kindlasti neid variante on väga erinevaid, aga noh, kes kirjutab kirja, mille ta ära saadab, kes kirjutab kirja, mille ta ära ei saada ja nii edasi. aga, aga mina tundsin seda, et ma pean nagu sinna kohale minema. ma pean nagu isale ise silma vaatama ja noh, ma ei tea, mida ma täpselt teen, aga ma pean seal nagu ära käima. et see oli see, mis ma mõtlesin ja noh, see tundus esimese mõttena oli see, et noh, seesama tugevus, et mina esimest sammu ei astu, onju. et tema läks minema, las tema ise tuleb ja astub, las ta võtab ühendust ja noh, siis ma alles mõtlen ja otsustan, kas ma nagu lähen temaga kokku saama.
et ja noh, see oli nagu noh, see oli nagu nii tugevalt, ma ütlesin nagu ma ei tee seda asja. aga jah, ega päeva lõpuks me elame endal, onju. ja ma lasin sellel teemal tegelikult natuke settida, päris tublisti tegelikult settida ja siis ma kuidagi sain aru, võib-olla see esmane emotsioon läks sealt ka mööda, aga siis ma sain aru, et tegelikult see käik peaks olema minu enda pärast. Ja mis on võib-olla see kõige huvitavam, on see, et kui seda nagu sammu teha, noh, nii-öelda oma sellest, noh, kui me räägime sellest brauseri aknast või sellest, mis asi on pooleli jäänud kunagi, et siis noh, ja siis noh, minu puhul ta oli pooleli jäänud sellel hetkel, kui mina olin seal viiene, onju, ja noh, isa oli siis, ma ei tea, kui vana ta siis oli, aga noh, ja noh, ma täna ei ole enam viiene, eks, et aga need emotsioonid ja need tihti tulevad, noh, ka minu puhul tulid sellest hetkest, kui ma olin seal nagu see viiene. Ülikummaline, ülikummaline, aga noh, nii on ja noh, isegi kui mõistusega oled sellest 1000 korda neid asju peas läbi käinud ja noh, aga noh, mingi niisugune see väike kurbus oli ikka sees. Päike aga hästi tugev, onju. ja mina mõtlesin, davai, et ma lähen sinna kohale, et ma täpselt ei teadnud, kus ta elab, aga noh, Eesti on väike, hämmastavalt väike, mida te kindlasti juba teate. maailm on ka, ma arvan, päris väike, nii et kes tahab, see leiab. ja, ja siis hakkas nagu peas nagu mitu versiooni jooksma, et okei okay,, kuidas ma lähen, et mida ma küsin. okei, mingi agenda oleks vaja ja nii edasi. aga, aga mida tegelikult kaasa võtsin, oli tegelikult see, et see käik ise on kõige suurem asi üldse, mida ette võtta. et mida seal tegelikult täpselt rääkida, millal minna, ma ei tea, mida selga panna. noh, need kõik on nagu kolmandajärgulised, et midagi tasub selga panna, ärge saage must valesti aru. aga, aga, aga see ei ole oluline ja oluline võib-olla on lihtsalt see, et selle agendaga, noh, mina ka ei läinud, et selle agendaga ei ole mõtet minna. et aga jälle seesama miks küsimus on ju, kuule, aga ma olen nüüd siin täismees, et aga miks sa siin nagu, miks sa nii käitusid, on ju. et kas ta ei mäleta seda või noh, jumal teab, sa ei saa sealt kunagi vastust. ja see on minu kogemus, on ju, see võib olla sinu jaoks oluline, siis ma ei tee seda maha. ma räägin sellest, mis mänguplaan mul siis oli. et ma ei tahtnud minna sinna küsima neid asju, et noh, miks sa nii tegid aga nüüd ma olen siin, et äkki sa nüüd vabandad minu ees või äkki sa kahetsed, on ju, noh. et need kõik asjad võivad juhtuda, aga see on jälle see, et sa paned oma nagu sihukese hingerahu paned sõltuma kellestki teisest, kes sulle võib-olla kunagi ka haiget tegi. ja noh, jällegi see ei ole see asi, mis sa teha tahad, et kui sa tahad nagu sellist oma nagu seda brauseri akent selles mõttes kinni panna, et see oleks plats puhas, tunne hea, siis, siis minu mänguplaan oli see, et ma lähen lihtsalt kohale ja, ja ma vaatan nagu tänase minana sellele samale olukorrale otsa. et noh, isale ei vaata silma enam see 5-aastane, kes nagu, ma ei tea, teda taga nuttis ja noh, ei saanud üksi, ma ei tea, majanduslikult hakkama ja noh, kõike muud veel, onju. kes pidi, ma ei tea, rattaga ise sõitma õppima ja noh, mis iganes. vaid, vaid ma vaatan nagu tänase minana otsa, kus noh, kõik asjad laabuvad. noh, mitte kõik asjad, aga selles mõttes noh, tulen hästi toime. ma ei vaja tema käest selles mõttes mitte midagi. et noh ja noh, see tundub ülikummaline, see tundus mullegi ülikummaline, aga, aga see muudab nagu selle, noh, sa vabastad ennast selle olukorrast ära, et sa oled see 5-aastane seal, vaid see on noh, tänane sina on ju, kes sa oled kõige oma asjadega, mis sa nagu teinud oled ja ei ole ja ma pärast räägin ka seda mõne sõnaga, aga lihtsalt see jah, kui sellist asja teha, noh, ma ei räägi alati näost näkku kohtumisest, võib-olla see on ka telefonikõne, kus teine inimene võtab vastu ja sa mitte ühtegi sõna ei räägi, onju. võib-olla see on mingi kiri, mille sa saadad ära,
võib-olla see on kiri, mille sa kirjutad valmis, aga tegelikult kunagi ära ei saada. Neid variante on veel, muidu paned pudelisse ja siis paned merre. aga noh, ma teadsin, minu puhul töötab see, kui ma teen selle kõige ebameeldivam asja, ma pean temaga nagu näost näkku kokku saama. Et ma ütlen, iga minu karv kehas karjus, et ära tee seda, see on nõrkus, on ju, et sina ei anna esimesena alla, et hoia seda nagu, mida sa oled siin pikalt ehitanud, on ju. ja aga ikkagi mingi osa must teadis, ma pean selle nagu ära tegema ja sinna kohale sõitma ja noh, mina sõitsin nagu kohale niimoodi, et ma sain ta siis teada, kus ta elab ja lihtsalt ühel laupäeval, siis ma lähen sellel laupäeval hommikul ärkan üles ja lähen. Ma ei kuidagi ei helistanud ega ei võtnud nagu mingit noh, kuule, ma nüüd tulen, on ju, et ole kodus. mis jällegi ei ole üldse mõistlik, sest inimene ei pruugi kodus olla. aga noh, nii ma tegin ja kuidagi läks nagu ta, läks ta nagu niipidi. ja mis on võib-olla selles mõttes jällegi ise jagan, et mis on selles mõttes kõige parem, on see, et selle akna saab nii kinni panna, et ma ei pea sellele teisele osapoolele mitte midagi selgitama. noh, ma ei pea talle midagi arusaadavaks tegema. ma ei pea seal kuidagi temani jõudma. ja nii edasi, et noh, mida tihti ka mõeldakse, et okei, et ma selgitan talle ära, siis ta mõistab mind ja noh, siis me surume kätt ja lähme nagu sealt hästi-hästi minema, et jällegi vaielge vastu, aga noh, tegelikult me ei pea sellele teisele inimesele midagi selgitama, et ma ei tea, ma sain seal haiget ja siis sa käitusid nagu viimane, noh, on ju. vaid see on nagu hästi totter, hästi ebameeldiv, aga tegelikult võtmed kõik on nagu enda käes. ja, ja, ja tõesti sellest külaskäigu kontekstis piisab sellest, kui sa lähed sinna kohale, sest põhimõtteliselt ütle mitte ühtegi sõna, lihtsalt tuled juba ära. ma ei julgeks seda nagu lahjat mürki võtta, või noh, isegi võtaks törtsu kangemat ka tõenäoliselt selle peale, kangemat mürki, et täpne olla. et see on tegelikult see, mis sellest vabastab ja noh, minna seda mänguplaani, et sa ütled midagi, siis tema ütleb midagi ja noh, siis tekib selline arutelu ja vestlus ja siis kellelgi on emotsioonid, noh, et see ei ole see mäng, mis sa tegelikult mängida tahad ja noh, see ei ole ka see inimene, kellena sa täna pead sinna minema. et, et sellest asjast nagu ise, mitte lahti lasta, aga noh, ka lahti lasta ja sellest nagu mõnus enesetunne tekitada, siis tegelikult ma ütlen, see kõik on ainult sinu kätes ja mida see teine inimene teeb või ei tee, kui ta ka läheb totaalselt nagu endast välja, see tegelikult ei oma mingit tähtsust, sest tänane sina on tunduvalt keegi teine, kes sa olid nagu eile. ja noh, kui me räägime sellest tugevusest, siis tänane sina on kordades tugevam, mis iganes olukorras sa oled, kui see, kes oli mingi aeg tagasi. noh, rääkimata siis, kui sa olid nagu võib-olla ka alaealine ja nii edasi, on ju. et lihtsalt see olukord on hoopis teine täna. nii et kui on olukord teine, siis see, keda sina selle olukorda viid, on ka hoopis teine dünaamika. ja noh, nagu te teate, neid vahvaid uuringuid, kus on nii-öelda klassi täis inimesi ja neil on kõigil seal klassiruumis mingid rollid, on ju. ja kui on selline 15 aastat kõik elavad oma elu ja lähevad sinnasama klassi tagasi, siis noh, justkui inimesed võtavad mõnevõrra sarnased rollid, nagu neil oli seal klassiruumis kooli ajal. et siis see on see asi, mis sa just tegelikult selle, noh näiteks minu külaskäiguga, mida sa teadlikult tahad muuta. et sa lähed sinna ikkagi nagu teise inimesena, kes sa oled täna, mitte see, kes sa kunagi seal olid, kui see nii-öelda siis see kehv torm sind tabas. vahepeal loen. ja, ei, selles mõttes jah, nagu ma ütlesin ka, et natuke teiste sõnadega, et see, et noh, ma võib-olla seda kirjeldan, et kui mina jõudsin sinna
värava taha, siis noh, ta elas nagu eramajas, eks. ja ma jõudsin sinna värava taha, siis koerad haukusid ja selline möll seal käis, aga kedagi nagu ukse peale ei tulnud, ma olin seal värava taga, auto veel töötas. ja selline paras nagu ärevus oli sees. Paras ärevus oli see, et ta oli seal mitte nagu üle mõistliku piiri, aga noh, ikkagi mitte väga madal ka, on ju, selline korralik ärevus, et noh, üle 30 aasta ma olen nagu siin aia taga. et see ei olnud mitte selline üleliia mugav tunne. ja noh, ma tegelikult seda, mida siin ka kommentaaris kirjutati, ma tegelikult omamoodi oma nurga alt seda ka endale sisendasin, et ma olen siin, ma tulin siia, see on juba tubli samm. ja kui teda ka kodus pole, ma ei tea, see on saatus, siis on nii hästi ja siis ma lähen ära või kui ta, ma ei tea, isa tuleb sealt toast välja ja me ei ütle mitte ühtegi sammu, siis see on ka hästi. et noh, ma ei pannud endale selles mõttes mingit pinget peale, see minema, kuidas see minna võiks, mis võiks see oodatav tulem seal olla, vaid jah, ma püüdsin ka nagu sellele keskenduda selles ärevas olukorras enda jaoks, et nagu mis see nii-öelda tulem seal olla võiks, et aga noh, igal juhul, kui see teekond on juba ette võetud, siis pigem ütlesin, et see asi oleks nagu positiivne. ja jah, nagu ka siin kommentaaris on kirjas, et tegelikult vahel piisab ka sellisest aktsepteerimisest, noh, ei peagi kontakti otsima ja täitsa vabalt võib see väga hästi toimida ja noh, sa saad selle brauserakni kinni panna ja sellest teemast nagu lahti lasta, et igati nõus ja kuna meie elud ja olud on totaalselt erinevad, siis toimivad väga erinevad asjad. minul lihtsalt oli see, et ma võib-olla kuidagi niisugune jälle see sisemine tugevus või see, et asi peab raske olema, sest ma olen kohal, eks. et võib-olla polekski seda pidanud, ei tea. ei tea jah. ja noh, ma mäletan seda, kui ma sinna läksin, siis noh, ütleme, seal ei ole nagu mingit manuaali, mis ma siis selles olukorras nagu tegema peaks või käituma. ja ma mäletan, et nad tulid just tollel hetkel tulid oma nii-öelda uue siis isa või uue abikaasaga tulid kuskilt ürituselt tagasi. mingil põhjusel olid nad mitu tundi varem üles ärganud ja ilma lõunasöögita koju tulnud. onju, kes saatust ei usu, siis ma ka mitte, aga mingil põhjusel nad sellel päeval, kui ma seal aia taga ootasin, tulid nagu täpselt, ma olin vist, ma ei tea, 5 minutit oodanud, kui nad tulid. ja noh, kui minul oli keeruline, siis kui ma nägin tema nägu, kes noh, kui ta nägi, kes aia taga seisab, siis ega tal tõenäoliselt väga palju lihtsam ei olnud. et see hea väljend, et oleks nagu tonti näinud, siis noh, ma oleks saanud pilti teha, siis tal oli täpselt selline nägu peas. et, et jah, see kahtlemata on nagu mõlemale poolele hästi, hästi kummaline. ja mäletan ka, uksest nagu välja läksin, siis ei oska nagu midagi öelda. ja ega tema ka midagi ei osanud ja siis selline 2-3 minutit, mis tavaelus tundub nagu päris lühike aeg, siis see tegelikult ei olnud üldse lühike aeg. ja see oli ikka väga pikk, kus ma jõudsin umbes 50 korda mõelda, et okei, et ma nüüd lehvitan ja siis lähen minema. võib-olla temaga midagi sarnast, aga jah, ta tegelikult kutsus mind sisse ja me vestlesime seal selline tund-poolteist. ja me ei vestelnud üldse, nagu ma ütlesin, sellisel teemal nagu, et noh, mis värk oli, eks, et miks nii või naa või noh, selles mõttes me tegelikult seda minevik üldse nagu väga ei lahanud. jällegi mõne jaoks see võib olla oluline seda küsida, ei pane üldse kindlasti pahaks. minu jaoks tegelikult ka ei olnud, kuna kahjuks ma tean seda, et vähemalt ma ei tea sellist inimest, kes saaks niipsuga ajalugu tagasi pöörata ja asju muuta. et selle tõttu me ka seda kuidagi minevikus väga palju ei puudutanud. aga vist selle ikkagi mainisin ära, et kui ta ära läks nagu pere juurest, siis meil oli pagana raske. nii finantsiliselt kui nagu lihtsalt ilma isata kasvada, et see ei olnud nagu üldse lihtne. et selle noh, mina pidin selle ära mainima. tõenäoliselt ei ole üldse mõistlik, on ju, kui ka lugeda selliseid tarku õpikuid täna, aga mina selle pidin ära mainima.
aga noh, ülejäänud vestlus selles mõttes oli lihtsalt rääkisime nagu kaks täiskasvanud inimest. Rääkisime ilmast, rääkisime mõnest päevakajalisest asjast ja ka mõnest sellest, noh, mida siis keegi täpselt nagu teinud on. nii palju, kui selle ajaga jõuab nagu edasi anda. ja ma ei ole üldse suur kohvijooja, aga mulle pakuti kohvi ja ma võtsin vastu selle ka seal. Puhh, see oli päris hirmus aga no jällegi see oli selle elu osa, et tollel hetkel ta sinna ta nagu sobitus hästi. ja, ja kui ma võib-olla seda veel jagan, mis on minu jaoks nagu kõige suurem tulem, oli see, et noh, tõmbasime otsad kokku. Noh, meil ei olnud seda võib-olla, mis filmides on, et esiteks, et sa lähed nagu üle pika aja näed ja siis noh, puhked nutma ja siis embate teineteist ja ütled, et noh, kurat, oleks võinud varem tulla ja nii edasi, et noh, meil nagu seda ei olnud. Ei olnud ka nagu pärast, noh, selles mõttes kui ma sinna autosse istusin ja ära sõitsin, siis ma sõitsin vist mingisugune, ma ei tea, 5 kilomeetrit jõudsin sõita. noh, ta elas siukses maakohas täiesti nagu selles mõttes siukse looduse keskel ja ma olin seal, no ma arvan, mingisugune circa 5 kilomeetrit eemal sõitnud ja selline soe sügis oli veel ja ma tulin autost välja. Ma tihti sõidan ilma nagu jalanõudeta, ma sõidan nagu autoga sokkides, kuna lihtsalt mõttetu seal 1,5 tundi palavas istuda. Niisugune väike kasulik ebavajalik fakt teile. aga, aga ma tulin täitsa nende ilma jalanõudeta, astusin, panin auto seisma, ohutuled peale, seisin seal nii-öelda sellel väiksel teejupil, kus oli selline avar maastik oli, ümberringi oli mets igal pool. päike paistis ja ma lihtsalt seisin seal. Läksin autost eemale ja ma lihtsalt seisin ja ma ei tea, kas kuidagi on selline natuke halva kõlaga see emotsioon, aga ma tundsin nagu uhkust. et öeldakse alati, et uhkeid, noh, niisugune kuidagi on nagu natuke halva kõlaga, aga ma tundsin enda üle nagu meeletut uhkust. ma isegi ei mõelnud täpselt sellele, mis me seal rääkisime või kuidas see oli, vaid ma tundsin selles mõttes ennast nagu meeletut uhkust, et ma läksin sinna, noh, tegelikult ma pelgasin. ma läksin sinna ja tegime selle nagu vestluse ära. ja just nagu siin vaata alguses mainisin, et see hetk, et noh, ma istusin nagu täiskasvanud mehena, istusin seal laua taga ja ma ei olnud enam see, noh, see väike laps, kelle juurest ära läks ja kes seal nagu väga haiget sai. ma ütlen, ma ei tea selle taga, selle köögi poolt seal, kuidas see toimib. aga see, noh, ma tundsin nagu ülisiirast uhkust terves kehas, et ma selle nagu retke olin nagu ette võtnud. see oli, mõtle, ma seisin seal ma ei tea, kaua, ma ikkagi seisin ja ma nautisin seda sooja päikest ja liblikad ka lendasid ja noh, nagu filmis, see oli nagu filmis on ju et see oli selles mõttes hästi hea emotsioon, ma mäletan. ja noh, lihtsalt hingasin mitu korda nagu sügavalt sisse ja tundsingi ennast nagu mõnusalt. ja terve see tagasitee oli nagu selline, noh, ma ütlen, ma isegi laulsin, ma ei kindlasti, ma arvan, et ma ei oska laulda et üldse mitte, aga ma lihtsalt nagu laulsin ja noh, kus vähegi tuli selliseid laule, kus ma sain nagu ennast hästi tunda, ma sõnu teadsin, mitte ma lihtsalt ei hümisenud nagu see Mr Bean seal selles Halleluuja hetkes, kui te mäletate, on ju. et selles mõttes jah, ma lihtsalt laulsin ja nautisin tõesti seda teed, et kuidagi see jah, hästi, ma olin endal uhke. et ma ei oska seda kuidagi teistmoodi nagu nii hästi kirjeldada. ja jah, vabadus on ka võib-olla täitsa selline hästi õige mõiste, et noh, lihtsalt see, noh, kui me rääkisime enne sellest brauseri aknast, sellest, noh, nendest kohvritest, siis noh, see oli nagu see hetk tõesti, kus ma sain need kohvrid nagu maha panna hetkeks, ma tundsingi niimoodi, et ohoh, päris hästi, eks. et jah, ma ei tea, mis hetk võib-olla see teekond tervikuna selle moodustas,
aga see emotsioon ja see tunne, siis ma sain aru, et okei, et nii võib ka ennast tunda. Ja noh, ma olen neid lugusid ka hiljem kuulanud, mis ma alguses ütlesin, vaata, noh, minus tekitasid nagu kurbust mingitel hetkedel. enam ei ole seda kurbust, et see on müstika minu jaoks on see müstika. Et selles mõttes see on nagu vahva ja noh, tõesti, noh, kõik on nagu enda kätes, nagu ma ütlesin, ja noh, nendest asjadest niimoodi nagu lahti laskmine, et sa ei pea kuidas ma ütlen, noh, ma ei pea aastate pikkuselt iga nädal kuskil teraapias käima. see võib olla mõne puhul täitsa vajalik, kahtlemata. minu puhul lihtsalt see läks nagu niimoodi. ja noh, see oli nagu äge, see on äge, kui ma täna ka sellest nagu praegu räägin, siis seda on nii mõnus meenutada ja ma mäletan, kui ma tagasi sõitsin ka, siis mul oli tegelikult oma, oma coach või mentor coach, kellega ma üldse selle teekonna nagu ette võtsin, siis ja siis alati küsitakse, et noh, igast koostööd maksavad ju palju, onju. Maksavadki. Aga tollel hetkel ma mõtlesin seda, et vahet pole, palju see maksis, aga see on see enesetunne, mida mina nagu tahtsin, mida ma sain omale. Ja noh, seda ma ei oleks mitte kuidagimoodi saanud. Et ma ei oleks seda võib-olla hetke niimoodi ära tabanud ja noh, seda ka retke selliselt ette võtnud, nii et igal juhul see on nagu väga suur noh, see ei olegi võib-olla professiooni vaheline tänu, see on nagu inimeselt inimesele tänu, eks, et ma sinna kohta üldse oma elus jõudsin, et ma selle hetke sain nagu ette võtta. nii et selle eest on nagu suured, suured tänud. jah, hästi-hästi hea kommentaar, et rääkimine aitab ja oluline on, kuidas mingist teemast rääkida ja eks ta selles mõttes ongi ja kindlasti tuleb rääkida ka kõvasti, ja palju selles mõttes, et sellega ma olen igati nõus. et noh, noh, nagu öeldakse, et kui inimene ütleb, mul on peas ülipalju mõtteid ja ma ei tea, mis minust saab ja mis siin toimub, siis hakka otsast rääkima ja tegelikult läheb juba selgemaks. et kindlasti tasub rääkida, tuleb rääkida, et ega minul ka mis ma täna kirjeldan, see on see osa, kus ma nagu sinna retkele läksin, et loomulikult sellele eelneb mitmeid vestluseid, mis mind sinna nagu punkti lõpuks viisid, et see jah, nipsu peale kindlasti ei tule selline asi. et igalühele oma, aga noh, igal juhul see teekond selles mõttes, noh, mina täna siin julgen seda kindlasti soovitada, et kuidas see sul olema saab, kas see on ainult rääkimine, kui pikalt see toimib, kas sa pead midagi tegema selleks, noh, see on individuaalne. aga ma ütlen, see emotsioon, kui ma seal nagu põllu peal seisin, siis see väärib seda et see väärib seda, noh, vaata tihti öeldakse, selline hea ütlus on, et tervetel inimestel on nii-öelda kroon pea kohal, aga seda näevad ainult inimesed, kes on haiged, on ju. see mõnus kuulus ütlus, et noh, ma sellel hetkel tundsin või ma arvan, ma isegi nägin seda krooni et see on ja noh, see annab sellise hästi hea energia, millega muid asju teha, millega kas uusi retki ette võtta või lihtsalt ka kas endaga suhtlust parandada või ka teistega. et noh, nagu ma ütlesin, millega ma alustasin, on ju. et see väike nüanss, noh, see väike retk mu elus tegelikult on ju väike ajaliselt, aga see võib palju muuta nagu kui häid pühi sooviti, siis kas seal see S on vahel või ei ole, on ju. et see sõnum võib hoopis teiseks keerata. ja noh, sama on ka tegelikult või sarnane on ka selles mõttes selliste oluliste teemadega, mis meil ühel või teisel viisil kõigil nagu kuskil sees on ja vahest ongi see, et mehaanika on korras, noh, nii-öelda sammud on, tead, mida sa pead astuma, aga sul endas on mingi asi, mis sa pead korraks nagu pilgu heitma ja seda nagu sinna võib-olla korra endal käest kinni võtma, siis sinna nagu sisse vaatama. Teie mõtted on
näha teie nägudelt et me oleme siin nüüd jah, võrdlemisi pikalt vestelnud. kui ma enne küsisin alustuseks seda, et kuidas teil on meeleolu selle nii-öelda 24. kuni 26. detsembriga sellisel 10 palli skaalal, siis ma küsiks selliselt, et kuidas teil on endal just selle teema kontekstis sellist äratundmist, et üks on see, et mul on kõik brauseriaknad ebavajalikult suletud, elu on totaalne lill, mul pole nagu seda teemat vaja. aga 10 on see, et ma vist mõtlen, et mul kuskil on mingi asi, millega ma kas peaks tegelema või noh, lihtsalt, et sa teadvustad, et midagi on, et kus sa hetkel paikned, pane palun chati. 10,00 on hästi ja hästi hea. eks ta jah, selles mõttes see teema on ka selline, et ega mhm. et ega see teema on ka selles mõttes selline, et noh, üks päev on üks, teine päev võib olla mingi teine mõte peas. et see on nagu täiesti see ja kõik sõltub ka sellest suuresti, miks ma tegelikult alguses küsin, et mis mõtetega, kust sa täna siia üldse tuled. et kui on ees mingi periood, siis me täna oleme siin nii-öelda, tunneme ennast selliselt, kuidas te täna olete väljendanud ja vastupidi, et või kui veel lihtsamalt öelda, siis kui mul on väga intensiivne periood olnud, siis noh, mul on ühed energiavarud ja kui mul on olnud selline periood, kus ma ennast tugevasti laen, siis mul on hoopis teised nagu energiavarud ja sellest sõltuvalt ka see mõte, mis ka siia vastates täna peas oli. aga võib-olla siia lõppu veel, et ma ütlen, meil on natuke veel aega, kui on kellelgi mingi küsimus, mis on jäänud küsimata, mingi mõte, mis on jäänud välja ütlemata, mis vääriks väljaütlemist, siis seda veel jõuab teha. ja ma võib-olla selle toon lihtsalt siia veel juurde, et mul hiljuti käisin ühe hea tuttavaga lõunal ja noh, mina kirjutasin nüüd selle aasta alguses tuli välja, ma kirjutasin eesmärkidest raamatu. minule väga selline hingelähedane teema ja tahtsin selle nii-öelda kaante vahele panna. ja minu aus lõunavestluse partner ütles mulle, et kuule, et aga milleks meil ikkagi neid eesmärke selles mõttes vaja on, et ma võtan ju selle tehisintellekti lahti ja vopa, vähem kui minutiga kõik eesmärgid püstitatud. et noh, milleks mul ikkagi veel siia midagi lugeda vaja on. ja ma ütlesin talle tollel hetkel, et väga õige, et tehisintellekt on kahtlemata nagu suur abiline, et aga me käisime neljapäeval lõunal ja ütlesin, et aga anna mulle esmaspäeval märku, et nädalavahetusel pane eesmärgid paika ja siis vaatame koos peale, et noh, äkki ma saan midagi siia juurde sulle lisada veel, noh, lihtsalt kuna ma olen selles teemas võrdlemisi kodus. ja, ja sellest lõunast, kui me koos lõunal käisime, sellest on 4 kuud möödas. et selles mõttes see jällegi noh, tänapäeval tehisintellekt on igatipidi pildis, nagu kunagi oli Google, noh, maailm muutub, eks. meeletu tööriist, kahtlemata võimendab meid väga palju. aga noh, ka seesama temaatika täna, mida me siin oleme käsitlenud, ka tulevikuks mingite sihtide seadmine. see ei käi kahjuks niimoodi, et ma prindin välja juhendi, kuidas rattaga sõita, loen läbi, ajan garaažist ratta välja, panen nagu, sõidan 100 kilomeetrit rattaga. et me oleme päris palju mitmetahulisemad ja noh, neid nüansse on kordades rohkem, kui me
ka täna suudame võimekale tehisarule ette anda, et võib-olla kunagi see pilt on midagi muud, aga täna me veel kõike sinna panna ei saa ja noh, nagu ma ütlesin, need mehaanilised sammud ma võin eesmärkide osas tõenäoliselt päris kiiresti seal paika saada, aga see, et ma sinna suunas ka midagi liikuma hakkaksin ja mingite teemadega, mis mul seal siis ees on, ka kuidagi tegeleda saaksin või oskaksin, siis see on natukene eraldi maailm ja noh, selle osas ma ei tea, et oleks mingit universaalset juhendit, mida saaks lugeda, et kuidas ennast parandada või kuidas ennast upgrade ida või kuidas see, võib-olla see on järgmine raamatu idee aga noh, selles mõttes sellist asja on keeruline välja mõelda, kuna me kõik oleme ühele põlvkonnale iseloomustatud väljendiga lumehelbekesed. et lumehelbekesed on ka teatavasti kõik erinevad ja ma arvan, et meie kõik lood on erinevad ja selles sisalduvad detailid on erinevad ja väga imelik oleks kõiki neid erinevaid lugusid käsitleda ühe raami järgi, et sina pead tegema nüüd nii, kuna kõik eelnevalt on teinud ja see töötab, et ei tööta julgeks vabalt öelda, neid valikuid on nagu väga palju, aga selline selles mõttes oli minu see noh, ütleme siis isa lugu, isa ja minu lugu võib-olla, et igal juhul sattusin sellega tegelema ja noh, ütlen selle enesetunde pärast ma tegelikult ka täna siin olen. et kui sa said siit midagi sellist, mis sind mingil moel elus kas tubli sammu edasi aitab või ka andis mõne uue vaatenurga, mis sulle võib-olla täna veel ei klikka ära, võib-olla klikkab 3 kuu pärast, siis on tegelikult väga hästi. ja noh, tahaks uskuda, et sellised päris elulood võib-olla annavad kõige paremini neid nüansse edasi, et tegelikult see elus mingisuguse muudatuse või sellise läbitegemine, siis see ei ole kahtlemata lineaarne protsess, vaid tegemist on see nagu kokk teeb köögis süüa. et sealt välja tuleb küll selline ilus praad, aga köögis on sibulakoored ja siis on mingid asjad pahaks läinud ja mingi asi läheb ümber ja see on nagu päris elu, et ja iga liikumine siit, kus sa täna oled, kuhu sa ka edaspidi lähed, siis see saab täpselt samamoodi olema, et seal palju asju, kas ta läheb liiga soolaseks ja sa ajad suhkru ja soola sassi ja vastupidi, et noh, see kõik on nagu ülitavaline ja ma arvan, et me ei peaks ka olema kuidagi õnnetud, kui sihuke asi juhtub, vaid see on osa sellest teekonnast ja need asjad lähevadki sassi ja ma arvan, et päris äge on seda meenutada, kui hiljem need asjad niimoodi sassi läksid, aga noh, ma ikkagi läksin ja tegin ja olin, et ma selle mõtte võib-olla annaksin siit ka kindlasti kaasa, et mis iganes lood teil on lõpetamata, lõpetage need omal moel, täpselt nii, kuidas teile kõige loogilisem tundub. kas selleks on mingi tegemine, kas selleks on kellegiga rääkimine või endakeskis mingi mõtisklemine, variante võib veel olla. et seda tasub teha, neid brauseraklaid ei tasu sinna lõputult lahti jätta. ja loomulikult kohe, kui meil see üritus täna läbi saab, siis teie elus hakkavad juba ju uued lood lahti rulluma, kellel juba täna õhtul noh, kogu aeg midagi toimub, eks. et selles mõttes tasub seda nautida, aga jah, tasub ka aeg-ajalt nii-öelda seda oma mõtet ja pead ja kõike seda, mis meil siin sees on, heas mõttes korrastada ja rahu teha, et mulle hästi meeldib see mõte, et me üldjuhul teeme kõik oma parima hea nägemise järgi, oma, ma ei tea, oskuste, teadmiste ja kogemuste piires teeme ju parimaid otsuseid. ja tihti, tihti elus, nagu me oleme siin rääkinud, kõigepealt tuleb test ja siis me alles saame õppima hakata et paratamatult see nii käib. et kahjuks siin vastupidi ei ole. vot, et selles mõttes tõmbame otsad kokku. see on nii-öelda üks väike kild minu sellest loost ja meil kõigil on
meil kõigil on need erinevad lood. Neid lugusid on ju mitmeid ja mitmeid ja mitmeid. Ja ma olen täna, ütleks ka selle kohta, et väga õnnelik inimene, et ma saan inimestega töötada ja neid ägedaid lugusid ise ka selles mõttes kõrvalt, aga siiski lähedalt kõrvalt näha, et kuidas neid edasi, edasi viia või siis ka vahepeal tagasi viia, et edasi viia. Et selles mõttes suur aitäh, et te täna kuulasite ja veel kord ma loodan, et te saite siit midagi toredat ja kunagi te meenutaksite, et see 1,5 tundi, vot see oli äge siin aasta lõpus. et igal juhul uute kohtumisteni minu kontaktid on olemas vist igal pool, kes arvutit kasutab. kui te juba Zoomi oskasite sisse logida, siis te leiate ka minu kontaktid igal juhul ülesse. ja veel kord, olge ägedad, pange aeg-ajalt neid brauserakneid kinni, mis enam teid ei teeninda ja võtke sinna lahti uusi ägedaid, mis teie elu edasi viivad ja selle mõnusa naeratuse näole toovad. kuulge, aga suur aitäh, 4 minutit puhast võitu teile, nii et tehke selle ajaga midagi ilusat ja mõnusat aasta lõppu ka ja loomulikult veel paremat uue algust. kuulge, aitäh teile.